Tere tulemast Tarkvel teadullooja YouTube'i kanalile. Siin on taas üks suhteteemaline eri. Ja täna me räägime energeetilistest mõjutustest suhtedünaamikatele. Ja sellistest energeetilistest hetkedest või üleminekutest või portaalidest, olenevalt kuidas keegi neid nimetada soovib. Kuid on olemas sellised näiteks paaris kuupäevad nagu 0404 ja 0505 ja nii edasi. Või siis teatud suuremad sellised astroloogilised hetked, kus võib-olla mõni oluline planeet vahetab tähemärki või on mingisugune teine nii-öelda taevatähtede seis, mis meid üht või teistpidi mõjutab. Ja tavapäraselt sellistes hetkedes toimuvad ka meie sees mingisugused nihked või vähemalt avanevad potentsiaalid üleminekuks ühest seisundist või olekust justkui teise seisundisse olekusse või ka võib-olla on isegi parem öelda tasandisse, et tekib selline nihe. Ja tavapäraselt sellistes hetkedes tulevad esile siis situatsioonid või mustrid või dünaamikad, mis justkui ei lase meil seda tasandi vahetust ära teha või ei lase meil nii-öelda edasi liikuda sellisesse kergemasse, helgemasse, selgemasse seisundisse. Ja meie ise kogesime nüüd eile, täna on siis 6. mai, eile oli 5. mai ehk 0505 ja seda nimetatakse või kutsutakse ka selliseks 555 portaaliks. Kuidas keegi nimetab? Maitse küsimus. Aga me kogesime midagi väga fantastilist. Ja tavamõistes võib seda nimetada konfliktiks või vastandumiseks, mis siis suhetes või mis iganes suhetes ja ka praeguses kontekstis siis paari suhtes sai tekkida ja see me alguses ei pannud kohe pilti kokkugi, et see on sellel samal päeval, millel on siis energeetiline mõjutus ka suurem ja see vastandumine või siis ütleme siis vastandumine või mitte selles hetkes teineteise lõpuni nägemine või aktsepteerimine. Jah, aktiveerus just sellise energiaga päeval ja me oleme tegelikult täheldanud seda eelnevalt ka, et on see kas mingi kuuseis või planetaarne seis või ühesõnaga astroloogiline seis või kuupäevaline seis, millel on ekstra energia, et sellel päeval toimuvad mingid sellised tugevamate laengutega sündmused. Ja mis siis selles olukorras peale hakata? Ehk et tegelikult see vastandumine ei ole mitte selleks, et minna riidu ja jääda nii-öelda tülli või jääda sellesse kohta, vaid vastupidi, see tegelikult on nagu kingitus. Ehk et see on see koht, kus saab toimuda läbiminek, kus saab toimuda järgmisele tasandile liikumine ja neid alati tasuks ära kasutada, eriti kui nad on nii ägedalt energeetiliselt laetud päevadel. Ja mis me siis tegime? Me alguses ei teinud midagi, sest me ei tulnud selle pealegi, ühesõnaga me olime selle süžee sees ja elasime läbi siis mingisugust konflikti. Me kasutame siin selliseid sõnu nagu konflikt ja vastandumine ja nii edasi. Need on sellised üldised mõisted. Lõppkokkuvõttes mitte midagi ei olnud halvasti, vaid me juhtisime üksteise tähelepanu mingisugustele asjadele, mis meile enam ei sobi, ei meeldi või siis tõime esile asju, et mida me tahame teisiti kogeda enda reaalsuses. Ehk siis otseselt ei olnud midagi valesti, aga mis seda põhjustas, millest me saime hiljem aru, oli selline energeetiline seis või muster, mis ei lasknud meil edasi liikuda sellesse kergemasse kohta või puhtamasse kohta. Ehk siis meie sees oli ikkagi mingisugune nii-öelda vana jäänuk, mingis mõttes ka selline korduv muster, mida me olime ka varasemalt kogenud ja võib-olla
polnud osanud nendes hetkedes täheldada või mõista seda, et seal ongi niisugune energeetiline lõks või selline seisak. Ja mis oli siis äge eilses päevas oli see, et meie tutvusringkonnas üks kaunis hing teeb sellistel portaalipäevadel selliseid ülekandeid või kõrgemate sageduste nagu allalaadimisi ja me mõlemad võtsime siis tema meditatsioonist osa või sellisest kanaldatud meditatsioon või vist nimetada. Energiaseanss, jah, see seanss. Ja siis ta seal juhtis tähelepanu kõikidele osavõtjatele, et teil on igal ühel vastavalt siis, mis sellel päeval esile tuli selle inimese või hinge jaoks, mingisugune küsimus, mis vajabki seda nihet või vajab sellist nagu transformatsiooni, et saaks kergemini edasi minna. Ja siis selles hetkes me tabasime ära, et meil on täpselt selline asi käsil. Me lihtsalt sinnamaani ei osanud neid otsi sellisel viisil kokku panna. Ja me tegime siis iseseisvalt või eraldiseisvalt selle meditatsiooni läbi ja siis tagantjärgi panime kuidagi otsad kokku, kuna meil mõlemal siis see nii-öelda meie vaheline dünaamika läks seal puhastusse. Ja lõppkokkuvõttes ka sellisesse kergusesse või lihtsusesse, et me mõlemad nagu eraldiseisvalt siis tundsime või nägime, et meie sees mingisugune asi lahenes ära või meie tähelepanu juhendati sellisel viisil, mis aitas seda lahustada. Ja energia on ennem mateeriat. Te või ükskõik mida teistpidi nagu ei funktsioneeri, selles mõttes, et mateeria kaudu saab energiat mõjutada, aga ta on ikkagi ennem. Ja siis me taipasime, et see on see koht, mida tasub jagada ka teistega või teiega, et vahetevahel, kui tekivad paari suhtes või tulevad esile mingisugused sellised dünaamikad või sellised kihid, mis vajavad justkui lahendust, siis nad võivad esile tulla sellistel võimsatel ülemineku hetkedel, ehk siis, et võib-olla varem see üleüldine energia või taust ei ole selline, mis justkui tõukab seda esiplaanile, aga sellistes hetkedes need dünaamikad võivad niimoodi käivituda ja tasub olla tähelepanelik, millal mingisugune asi ülesse tuleb. Vahet ei ole, kui midagi ülesse tuleb, siis ta vajab tähelepanu nii või teisiti, aga sealjuures tasub olla tähelepanelik ka, et millistes hetkedes, millistes nii-öelda taevaseisudes need asjad juhtuvad ja vaadelda seda, nagu Kadri eelnevalt ütles, kingitusena, mis võimaldab meil seda nihet teha. Nüüd, üks asi, mida me taipasime siis sellele lisaks või selle kõrval või kaasnevalt, on see, et kui ise sellise nihke läbitegemisega toime ei tule, siis oleks vaja või on taibukas abi küsida. Ja siis on küsimus selles, et kelle käest abi küsida. Kes oskaks energeetiliselt selgelt näha, kes oskaks juhendada ja kes mõistab, et sellised asjad ongi kingitused, et sellised ülestulekud ongi vajalikud, nii või teisiti need nii-öelda dünaamikad ju elavad meie sees. Ja kui nad on juba ülesse tulnud, kuidas siis kasutada neid hetki ära selliselt, et laheneks midagi suuremat, et ka paari dünaamikast saaks midagi paremini paika või jõuaks nii-öelda kasvulavale, kus ta saab paremini või nagu suuremalt õide puhkeda. Ja üks inimene, kes selliseid asju hästi oskab lahendada, on tegelikult Kadri siin. Ehk siis, et kui teil on mingisuguseid probleeme, kus te ei tule enda asjadega toime ja te vajate energiate selgelt nägemist ja puhastamist, siis tegelikult Kadri suudab selliseid asju ka väga hästi lahendada või pakkuda. Samas me mõtlesime, et meil on endal paar inimest, kelle poole me tavapäraselt sellistes hetkedes pöördume ja me paneme nende nimed ja sotsiaalmeedia profiilid siia video alla, et
teil oleks ka võimalus siis selliste inimeste poole pöörduda, kui selline hetk tuleb. Ja kui teil endil on inimesi, keda te kasutate või keda te sooviksite soovitada, siis kindlasti suunake või jätke siis nende, ütleme, sotsiaalmeedia mingisugune profiil või link või kuidas inimesed neid leiaksid alla kommentaaridesse. Jah, et nii me saame nii-öelda omalt poolt ära pakkuda teile inimesi ja võib-olla on teil tõesti kedagi, keda te ka teate, ehk et anname nendele inimestele tööd ja et nad saavad toetada. Et selleks nad ju siin on, et mina ei ole hullult spetsialiseerunud nagu selliste suhtedünaamikate lahendamistele, see tuleb mul lihtsalt iseenesest loomulikust intelligentsist oma suhtes, aga samal ajal ma tean, et on inimesi, kes näevad väga hästi ja me paneme nende info siis siia alla, kes oskavad siis neid energiapusasi lahti vaadata või tunnetada ja siis anda lahenduse teile. Kadri on nüüd siin väga see tagasihoidlik oma võimete kirjeldamisel, et tegelikult on lapsest peale oma, mis iganes ringkonnas ta siis on olnud, neid asju lahendanud ja ma ei taha teda üldse kiita või ekstra esile tuua, küll aga tahaks rõhutada seda, et nendel ülemineku aegadel, kus me praegult elame, meil on vaja oma energiaväljadest välja puhastada need mustrid või sagedused, mis ei lase meil kõrgematele tasemetele tõusta või liikuda. Ehk siis mingisugused blokeeringud, mis hoiavad meid kinni mingisuguses madalasageduslikus mustris. Ja siin kohas tulevad energiatöötajad või sellised selgeltnägijad kindlasti abiks. Ehk siis kui on mingisugused mustrid või lõksud või kohad, mida ise ei taipa või ei näe, siis on taibukas pöörduda inimeste poole, kes neid asju näevad. Just. Kas meil on veel midagi öelda selle teema kohta? Ma arvan, et see on kõik. Okei. Täname tähelepanu eest ja kui see video teile midagi andis, siis pange like ja subscribe meie kanalile ning jagage, kui te arvate, et kellelgi teisel võiks olla kasulik kuulda seda informatsiooni, et tema tülid tema kaaslasega ei olegi midagi halba, vaid see on hoopis kingitus, kus on võimalik teraneda ja vabaneda mingist jamast, mis on ammust ajast taskutes ja on lihtsalt aeg ära visata. Ja. Nii on. Näeme jälle. Teeme nii. Tšau.